nädal turgudel. Kätte on jõudnud 47. nädal aastal 2024. Minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev, 18. november. Vaatame siis taas üle, mida eelmine nädal meile turgudel tõi ja mida uus nädal võiks taas pakkuda. Eelmine nädal siin kahjuks salvestus jäi vahele, et tervis vedas veidi alt, aga loodetavasti saame siit jätkata. Küll aga ma vahepeal üritasin siis ka kirjalikus vormis seda nädala ülevaadet teile tuua. Ja lisaks siis ka Substackis näiteks on turutrendid nüüd saadaval, et kui te Patreoni käest hakkama ei saa, et siis näiteks turutrendid.substack.com, sealt leiate ka meie postitused. Nüüd aga siis kõigepealt eelmise nädala võib-olla kokkuvõte, et kui sa juhtusid nüüd lugema minu eelmise nädala postitust siin Patreonis, et siis vast meenub, et prognoos nädalaks oli bullish nädala alguses ja kergelt bearish'is nädala teisel poolel ja seal ma siis viitasin tehniliselt üleostetud võib-olla turgudele. No tegelikult ta nii ka läks, et turud tõepoolest kippusid kasumeid võtma, eriti just nädala teisel poolel. Ja just neljapäeva reede olid sellised suuremad languse päevad, küll aga mitte nüüd midagi väga tõsist, et selline normaalne korrektsioon peale sellist tugevat kasvu. Ja muidugi tõusmist jätkasid ka siis võlakirjad, et 10-aastase tootlus seal tõusis 4,3 pealt 4,5 peale lausa ja seegi on siis võib-olla avaldanud seal survet kasvuaktsiatele, eriti just tehnoloogiasektoris ja tehnoloogia ongi siis võib-olla teistele hästi palju alla jäänud, nüüd korra vaatame seda sektorite tootlust ka siin, mis nädala jooksul meil tõi. Fedi koha pealt muidugi Powell võttis seal sõna ka neljapäeval tallases, öeldes, et majandus ei anna mingeid signaale, et peaksime kiirustama intressimäärade langetamisega ja praegu näeme siis majanduses sellist tugevust, mis võimaldab meil otsuseid teha ettevaatlikult. Et see oli tema sõnum ja see turgudele sugugi mitte ei meeldinud. Nii et jah, selline lugu siis eelmise nädalal ja sellel nädalal oli muidugi rõhk ka inflatsiooni andmetel, seal tulid ka ju CPI ja PPI tulemused välja ja sellest me räägime ka kohe lähemalt, mis sealt tegelikult inflatsiooni numbritest välja paistis. Maailmast veel nii palju, et Hiina jaemüük näitas seal veidi paranemist, mis leevendas osaliselt majanduslanguse hirme, aga siiski mõju aktsiaturgudele jäi seal tagasihoidlikuks, samal ajal suutis Euroopa vaatamata globaalsetele riskidele siis tagasihoidliku kasvu näidata. Ja tooraine turgudel siis näiteks nafta lõpetas siin nädala peaaegu 5% langusega, kuna prognoositakse 2025. aastaks pakkumise ülejääki, mida veab siis suurenenud tootmine USAs ja see omakorda avaldab siis survet energiasektorile. Nüüd, kust raha on hakanud välja voolema, on siis kulla ETF-idest, ehk siis me nägime siin alates juulist 22 suurimat raha väljavoolu ja sellestki sai Patreonis ju räägitud päris tükk aega tagasi juba. Tõin välja, et see korrektuur on meid ees ootamas siin. Nii et kes oli sellega kursis, oli ka väga hästi informeeritud selle koha pealt. Nüüd aga insiderid on ka siin väga hoogsalt muidugi hakanud ettevõtete aktsiaid müüma, mis ei ole sugugi mitte hea märk, et kui selliseid tugevaid müügisurveid tuleb, siis tihtipeale ka viitab sellele, et turud võivad hakata suuremat korrektuuri nägema. Samas aktsiaturud iseenesest nägid väga suurt raha sissevoolu, alates märtsist siin üks suurimaid, et praegu siis raha voolab sinnapoole ja muidugi ka USA ETF-id nägid siin suurimat võib-olla raha pealevoolu. Vist kõige suurem oli siin 21 aastal, et siis
nüüd oleme peaaegu samadel tasemetel. Me teame, mis peale 21. aastat siis turgudel toimus, et tasub olla jällegi valvas. Krüpto koha pealt, krüpto on ka teinud siin meeletuid kasve ja seegi on üsna ootuspärane olnud, et nagu siin pärast tükk aega tagasi sai juba mainitud, et krüpto on oma nii-öelda talvefaasist välja tulnud juba ja praegu ta on siis oma kasvu 3. tsüklis. Et sellest ma räägin ka Patreonis vähe lähemalt, mismoodi see krüpto ja üldse Bitcoini tsükkel on välja kujunenud ja mida siit võib-olla edasi oodata, et see on ka ehk oluline tähele panna. Ja Euroopast ka siin juba juttu oli, et kuigi Euroopa eelmisel nädalal näitas siis väikest positiivset fooni, siis tegelikult on nad USA turgudele väga kõvasti alla jäänud ja tootluse poolest ikkagi maha jäänud. Ja mis veel silma jäi, et võimalus siis majanduslangusele on siin järgneva 12 kuu jooksul nüüd lausa 75% peal. Et peale siis Trumpi võitu võib-olla tasub olla ettevaatlik, et turud kipuvad alati olema üsnagi tagasihoidlikud just presidendivalimiste esimesel aastal ja ka teisel aastal, teine isegi on vahest hullem. Nii et tasub olla selles suhtes ka teadlik. Mida oodata? Nüüd inflatsiooninumbritest nii palju, et inflatsioon tuli aasta lõikes siis 2,6% peale ja kui sealt nüüd toit ja energia välja võtta, siis 3,3%, mis jäi tegelikult muutumatuks. Aga mis on võib-olla muutunud, elekter on veidi tõusnud, teenuste osa muidugi ikka jätkab kasvu, peavari on ka jäänud muutumatuks ja kõige rohkem on võib-olla siin langust olnud just raviteenuste osas ja ka hariduse ja kommunikatsiooni vallas, et isegi väike langus olnud, nii et selles suhtes keskmine number on siis jäänud enam-vähem samale tasemele. Ja nüüd tehnilise pildi poolt, kui S&P-d vaadata, siis siit me näeme, et see hinnaliikumine siis rullus niimoodi vaikselt ülesid, et see kasv nädala alguses jäi suhteliselt tagasihoidlikuks ja nädala lõpus siis korrektuur kiirenes. Ja võrdselt kaalutud indeksi järgi siis oli see võib-olla tipp isegi teravam siin esmaspäeval. Ja kui vaadata nädalast hinnaliikumist, siis siin on trend ikka endiselt vägagi positiivne, et ei ole mingisugust olulist muutust toimunud. Kui vaadata indekseid nagu kõrvuti, siis enam-vähem pilt oli ka sarnane, ütleme nii. Et Russell võib-olla päris siin toetuspinnane ei jõudnud, et see oli niisugune tagasihoidlikum langus ja ka Dow puhul oli langus veidi tagasihoidlikum. Kõige rohkem siis langust me nägime just Nasdaqi puhul, mis oli peamiselt siis tehnoloogia sektor. Ja 50 päeva keskmine siis osa turulõikes tuli jälle allapoole, oodatult, nagu arvata võis, ja 200 päeva keskmine on ka endiselt siis languses, tegi isegi siit madalama tipu kui paar nädalat tagasi, nii et madalama põhja õigemini. Nii et seegi on langustrendis ja mis veidi sai hoogu juurde, aga mitte oluliselt oli VIX siis, ehk siis veidi sellist ärevust see korrektuur turgudele tõi. Kui sektoreid vaadata, siis kõige paremat tootlust andsid nädala jooksul siis finants ja energia ja ka utilities, aga kõige kehvemasse seisu jäid siis seal just tehnoloogia ja tervishoid. Tugevuse poolest muidugi finants, siis tarbijakaubad ja kommunikatsioon on endiselt kõige paremal positsioonil.
nüüd insiderite aktiivsus, nagu öeldud, on jah, päris kõvasti siin kasvanud ja müügisurve just, mitte ostuhuvi, aga just müügisurve. Nii et selles mõttes tasub olla valvas, et kui me nägime viimati sellist üsna kõrget piiki, siis oli see märtsis ja märtsis meil ju hinnad liikusid päris oluliselt allapoole ka. Et jah, teeb natukene ettevaatlikuks. Kes siis siin kõige rohkem müünud on, et Amazon, jah, Jeff Bezos ikkagi on see, kes siin nagu silma on jäänud ja Palantiri pealik ka ikka endiselt müüb, et kuna seal on institutsionaalne huvi väga suur just Palantiri vastu praegu, siis seal ei ole võib-olla väga imestada, et oma osalust müüb, aga kas nüüd seal on mingeid muid põhjuseid ka hetkel võib-olla nii väga selles mõttes ei kardaks, et Palantir on väga tugevatel jalgadel tegelikult püsib, et üsnagi huvitava positsiooniga ettevõte, millel tasub kindlasti silma peal hoida ja aina enam siin investorite huvi tema suhtes ju kasvab. Kes aga ostnud on siin nädala jooksul, et siin väga selliseid suuri võib-olla silma jäänud Greenbricks Partners, seal direktor siis veidi ostis circa 70 miljoni eest ja CPNG ka siin jäi silma, aga teised kõik on enam-vähem sellised suhteliselt marginaalsed ostud, nii et võib-olla siin rohkem ei jäägi praegu midagi olulist silma. Sesoonselt me oleme tugevas kasvufaasis, nagu me teame, mis küll hakkab siin vaikselt võib-olla ümber rulluma, aga praegu veel võiks olla tugevust turgudel ja statistika näitab ka siin paranemist, et tegelikult on ka korrelatsioon hakanud tasapisi muutuma, et kui me siin mõni aeg tagasi nägime väga negatiivset korrelatsiooni ja siis nüüd on hakanud see jällegi stabiliseeruma ja hind liigub sesoonse ootusega enam-vähem paralleelselt või sinna suunas vähemasti. See nädal on olnud suures plaanis ikkagi positiivne, küll aga tasub mainida, et kui hinnad on langenud selle nädala jooksul nendel aastatel, siis see langus on olnud ikkagi teravam ja oluliselt kaalukam. Tasub olla selles suhtes ka valvas ja astrokalendri poole pealt, mis meil siin nädalas silma jääb, pigem on ikkagi positiivsed aspektid. Homme on meil siis Pluto viimast korda nüüd märki vahetamas järgmise 20 aasta jooksul ja liigub siis lõplikult veevalaja märki ja see on võib-olla üks märgilisemaid sündmuseid, et tehnoloogia innovatsioon ja üleüldse intellektuaalne areng maailmas peaks aina rohkem võimust võtma ja oleme seda juba näinud ka päris kõvasti. Teised aspektid enam-vähem positiivsed. Nädala lõpus siin laupäeval on küll viimane veerand ja Merkuur pöörab meil järgmine nädal siin retrograadseks taas, nii et need võivad tähendada ka siin võimalikku pöördepunkti, aga hetkeseisuga on seis suhteliselt stabiilne. Blackbox mudel, pigem on trend praegu allapoole, et eks me näe siis, kas see valimiste järgne ralli saigi nüüd olema tipuks ja me võib-olla ei näegi nii suuri tippe enam, aga siiski ma arvan, et lootus ei ole veel kusagile kadunud. Nädala prognoosid on ka Patreoni kanalil ja Substackis üleval, nii et tasub pilgu sinna heita ja vaadata siis S&P ja kulla prognoose selleks nädalaks lähemalt. Eelmise nädala prognooside kattuvus siis reaalse hinna liikumisega on siin, et S&P puhul ta enam-vähem pidas paika, et see trend oli suures plaanis õige. Võib-olla oleks olnud parem, kui ta oleks ikka rohkem lineaarsem olnud, aga siiski pöördepunktid enam-vähem pidasid paika ja kulla puhul ka siis trend sai õige ja enam-vähem nii ta siis välja mängis. Mida siis uuelt nädalalt oodata, et
uus nädal siis just makro poole pealt on niisugune tagasihoidlik siin nädala esimesel poolel. Et enne kõike siis kinnisvara andmed nagu eluaseme turuindeks ja eluaseme alustamised ja ehitusload ja potentsiaalselt siis turgu rohkem liigutavad andmed tulevad just nädala lõpupoole, sealhulgas esmaste jätkuvate töötuabiraha taotluste siis aruanded ja S&P Global PMI aruanded. Ja Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks samuti saab uuendatud. Näeme ka kindlasti suure hulga jaekaubanduse ja tehnoloogia sektori ettevõtete tulemusi ja kõige olulisem neist saab olema ikkagi kolmapäeva õhtune Nvidia tulemuste avalikustamine. Et see võib olla päris suur turuliigutaja. Kas nüüd see kasumi kasv ja prognoos vastavad ootustele, eks siis seda aeg näitab, aga see ilmselt siis avaldab mõju kogu turule laiemalt ja ennekõike siis AI sektorile ja tehnoloogiasektorile. Ja mis nagu prognoosi üleüldiselt puudutab, siis võib-olla nädala algus on niisugune veidi tagasihoidlikum ja vaatame, kas see 50 päeva keskmine siin jääb praegu ehk puutumata. Loodetavasti jääb. Aga prognoos uueks nädalaks on siis kergelt tagasihoidlik nädala esimesel poolel ja kiireneb taastumine teisel poolel. Et see on siis hetkel minu tees. Mis seda prognoosi võiks siin võib-olla ohtu seada, ongi suurem rotatsioon infotehnoloogiasektoris või siis negatiivne reaktsioon Nvidia tulemustele või prognoosidele, et selle koha pealt tuleb siis olla valvas jällegi. Nii et kolmapäevani siis on võib-olla investorid siin hinge kinni hoidmas. Ja mis siis tulemuste kalender näitab, et siin on päris palju toimumas. Olulisemad võib-olla välja tuua, et teisipäeval homme siis Walmart, Lowe's, Weibo Corporation, samuti kolmapäeval Target, Williams-Sonoma, NIO, DJX, Nvidia, Palo Alto Networks ja Snowflake ja neljapäeval siis Tier & Co, Baidu, Intuit, Copart, Ross Stores ja Cap ja reedel Buckle Inc. samuti. Nii et sellised siis tulemuste teemad ja vaatame korraks siis ka reaalsetele graafikutele peale, et mis siit siis silma jääb, et pöördepunktide poolest võib-olla homme ongi üks suuremaid see, mis on mul oluliselt välja toodud, et siin võib-olla eelmine nii täpne ei olnud, oleks võinud võib-olla päev varasem olla. Et vaatame, kuidas siis see siin välja mängib hetkel. Naftast sai räägitud, nafta siis on langust siin läbi teinud ja hetkel kompab siin taas neid toetuspindu. Et ei ole ta õnneks siit väga palju allapoole ka tulnud, et vaatame, kas siis jääb pidama või mis plaanid siit edasi on. Kuld on teinud päris ilusat korrektuuri ja nüüd on jällegi hakanud tõusma, et see vastas igati ootustele, mis me siin hinnaliikumises nägime ja Patreonis välja toodud ka kulla prognoos seda meile ette hoiatas päris pikalt. Et vaatame siis, kuidas see hind siit edasi reageerib. Bitcoin on samuti teinud väga ilusat kasvu ja see kasv tõenäoliselt ilmselt suudab veel jätkuda, et selles mõttes on ka positiivne. Tallinna börs on siin järjekordselt kombanud neid vastupanutasemeid ja jällegi korrigeeruma hakanud, et hetkeseisuga suhteliselt niisugune suunatu, et väga raske öelda, kuhu ta siit edasi läheb. Pigem on praegu siis trend allapoole taas. Aga eks me siis hoiame silma peal ja suurematest siin, mida võib-olla oskab öelda, et Apple'i puhul pigem praegu trend negatiivne. Amazoni puhul samuti on võtnud veidi sellise negatiivsema fooni.
ja võib-olla isegi korrigeerub siin kuni detsembri alguseni välja praegu ja Google'iga pigem on ta positiivne, et aga jah, tsüklianalüüs näitab ka võimalikku korrektuuri ja sama käib ka Meta kohta. Metagi näitab vaikselt nõrkust siin, et kogu see tehnoloogia sektori tipp on praegu korrektuuri läbi tegemas. Sama kehtib ka Microsofti kohta, Nvidia on üks tugevamaid, et kas me siis vaatame, kas see toetuspind, mis siin praegu olulist rolli mängib, kas see jääb pidama siin 132–137 piir, et see on üks olulisemaid tasemeid hetkel siis. Netflix jätkab ikkagi tõusu, et see on üks tugevamaid siin sellest tipust ja ka Tesla võib-olla jätkab kuni detsembri alguseni isegi välja ja Palantir samuti on nagu öeldud väga tugev institutsionaalne ostusurve on seal taga, et selles mõttes on see täiesti oodatud liikumine. Zscaler on samuti näitamas positiivsust, PayPal samuti üsna ilus foon praegu tekkinud. Nii et sellised kiired ülevaated, aga nädala kauplemisideed siis ka samuti Patreonis ja Substackis üleval, otsi siis märksõna turutrendid ja nii leiad ka need kanalid üles ja tule kindlasti liitu minu väikse kommuuniga, et koos on asju alati parem teha ja ma loodan, et sellest informatsioonist on teile abi ka, nii et mulle teeb see ainult rõõmu, et kuna nädal jäi vahele ja juba hakati igatsema, siis järelikult on seda infot kellelegi ka vaja. Nii et igal juhul soovin teile edukat nädalat ja kui on küsimusi või ettepanekuid, siis kindlasti kirjuta mulle urmas@astroloogiaabi.ee või postita mulle mujal sotsiaalmeedias. Kõike ilusat ja edukat nädalat!